Tere sõbrad! Kylian Mbappé on lähedamal PSG-st lahkumisele kui kunagi varem. Sadio Mane sai ametlikult endale uue klubi ning üks mängu suurlegendidest on oma putsad varna riputanud. Visake sellele episoodile like, subscribe'i meie kontole ning säti ennast mugavalt istuma, sest aeg on asja kallale minna. Teisipäevases Buenos Airese Copa Libertadoresi mängus nihestas Argentinos Juniorsi kaitsemängija täielikult oma jalga. 29-aastane Luciano Sanchez sai tõsise vigastuse pärast seda, kui veteran vasakkaitsja Marcelo palliga joostes kogemata ühel hetkel täistallaga ta jalale astus. Endine Real Madridi mängija saadeti pisarates punase kaardiga väljakult minema, samal ajal kui argentiinlasest kaitsja väljakul lebades karjus. Juhtum leidis aset kohtumise 56. minutil ning mäng ise lõppes lõpuks 1-1 viigiseisul. Fabrizio Romano sõnade kohaselt on legendaarne väravaht Gianluigi Buffon otsustanud jalgpalluri karjäärile joone alla tõmmata ning see peaks saama ametlikuks lähipäevil. 45-aastane puurilukk on profi jalgpalli mänginud juba alates 1995. aastast saati ning veel isegi eelmisel hooajal tegi ta Parma eest kaasa mitmes kohtumises. 2 nädala eest Sligo Roversist lahkunud Eesti jalgpallur Bogdan Vasjuk leidis endale uue koduklubi, kui sõlmis 1-aastase lepingu Serbia kõrgliigas palliva FK Vostovakiga. Belgradi linnaosas paiknevas klubis ootab Vasjuki ees endine Levadia treener Marko Savik, kes töötab Vostovakis abitreenerina. Liverpooli peatreener Jürgen Klopp andis hiljutises intervjuus mõista, et ei ole rahul, et Saudi Araabia jalgpalliliiga üleminekuaken on avatud 3 nädalat kauem kui Euroopas. Kui Euroopa tippliigades lõpeb suvine üleminekute periood 1. septembril, siis Saudi Araabias alles 20. septembril. See tähendab, et Lähis-Ida rikkad klubid saavad tippmängijaid üle osta veel ka siis, kui Euroopa klubid oma koosseisu enam tugevdada ei saa. 31-aastane Senegali koondise mängumees siirdus pärast kesist hooaega Bayernis Saudi Araabiasse, et hakata kandma Al-Nassri vormi. Möödunud suvel siirdus Sadio Mane Liverpoolist Müncheni Bayernisse, kuid väravad, au ja kuulsus, mis saatsid teda loode Inglismaal, Bayerimaal ei jätkunud. Mane lõi Bundesliigas terve hooajaga kõigest 7 väravat ning edu meistrite liigas samuti ei saavutatud. Seetõttu jõuti klubiga ühisele otsusele, et ta alustab oma karjääri uue peatükiga mõne muu klubi ridades. Barcelona tegi sõpruskohtumises AC Milani vastu hiilgava esituse, kui vastane alistati tulemusega 1-0. Milanil oli mängu alguses raskusi Barcelona survele vastu seismisega, kuid Barcelona mängijate realiseerimisoskus jättis esimesel poolajal jällegi soovida. Teisel poolajal vahetas Xavi mängu rohkem põhimängijaid ning tema meeskonnal õnnestus lõpuks läbi Ansu Fati ilusa värava juhtima minna. Sellel seisul mäng lõppeski. Eesti jalgpallikoondise keskkaitsja Nikita Baranov aitas Armeenia kõrgliiga avavoorus oma praegusel koduklubil Jerevani Pjunikul võita endist tööandjat Alashkerti tulemusega 2-0. Baranov tegi kaasa terve kohtumise. Rasmus Højlund läbis eile Manchester Unitedis meditsiinilise kontrolli esimese osa. Kui meditsiiniline kontroll edukalt läbitud saab, siis sõlmib Atalanta ründaja klubiga 5-aastase lepingu, võimalusega seda veel 12 kuu võrra pikendada. PSG on kustutanud oma kodulehelt kõik Kylian Mbappéga seonduvad pildid. Pariisi klubi võttis vastu ka otsuse mitte lisada Mbappét meeskonda 12. augustil toimuvaks Ligue 1 kohtumiseks Lorientiga. Hiljuti räägiti, et prantslane oleks valmis kogu hooaja kas või PSG-s pingil istuma. Kuid viimased teated väidavad nüüd, et mängija soovib siiski juba sel augustil Real Madridiga liituda. Cristiano Ronaldo lõi oma uue hooaja esimese värava, kui Al-Nassr alistas kuningas Salmani karikasarja teisest C-alagrupi mängus Tuneesia klubi Union Sportive Monastirieni. Ronaldo värav viis Al-Nassri 74. minutil 2-1 kohtumist juhtima ning ühtlasi oli see Ronaldo 143. peaga löödud värav karjääri jooksul, mis tähistab mehe jaoks järjekordset rekordit, sest rohkemat pole suutnud ükski teine mängija profi jalgpalli ajaloos. Barcelona jagas oma ametlikel sotsiaalmeediakontodel Xavi sõnu, kes andis mõista, et Ousmane Dembele on palunud klubist lahkuda. Dembele tuli ja ütles mulle, et soovib lahkuda. Tal on PSG pakkumine, millega me pole võimelised konkureerima,
sõnas Xavi mängija kohta. suured tänud teile taas meiega olemast ning kohtume juba tulevastes episoodides.